jalgpalli, kes Paju kuradi lõhkus mu käe ära, näe. Paju või? Noh, ma püüdsin palli vist ja Paju pani täiega sisse siia. Noh, see 2 tundi mööda. Kas nädal tagasi Eesti korvpallimeistriks tulnud Tartu Rocki mängijad on praeguseks kaineks saanud? Kas nende ime 4. finaalmängus 24-0 lõpuspurt oli koba või mitte? Kas mehed ei nuta on paremad kui kalevlased? Kas Travis Reediga koos oleks Kalev võitnud? Kõikidele nendele küsimustele saame vastuse täna, kui mehed ei nuta 3-liikmeline tiim võtab vastu Janar Taltsi ja Gert Kullamäe. Tablool on seis 59-40. Ehk see sama seis, kust algas Rocki kuulus lõpuspurt ja aega on 6.26.
Gert ja Janar, me siin tõstatasime mitu küsimust enne tänast eksperimenti. Neist esimene oli, kas olete kaineks saanud pärast nädalatagust võitu? See on jah. Teine küsimus oli, kas see oli koba, mis te Kalevi vastu tegite viimase 6 minutiga? Vastus on ei. Kolmas oli meil siis, kas Mehed ei nuta on parem kui Kalev? Ei, no ma olen ikka oma arvamuses kindel, et lugedes teie lugusid ja vaadates teie soojendusharjutusi, siis te ei jaga mehed asja ja et selles mõttes me täitsime oma ülesandele. Sa jätad tähelepanuta fakti, et erinevalt Kalevist suutsime siiski 2 punkti saada. No ja see oli ka väike kingitus kohtunike poolt, ütleme olgem ausad, et siin hoitakse mõnda meest ja siin tead. Olgem ausad, et kohtunik siiski soosis rohkem teid, et siin Talts mängis ikka väga robust. Meeste mäng, Pablo. Mis sul on? Ei tule üllatusena. Ja neljas küsimus meil oligi, näed, et meil oli Travis Reed ka täna rivis, et kas Reediga oleks Kalevil šanssi olnud? Oleneb milline Reed, see Reed, kes teil täna oli, 0 varianti. Nojah, saime vist oma küsimustele vastused, nii valusad kui nad ka ei ole, aga mehed ei nuta. Ütleme niimoodi, et masendav. Tegelikult me ei olnud ju pahad. Me ei olnud pahad. Tähendab, siiski oli ka mitmeid positiivseid momente. Tarmo siiski tõi 2 punkti vabavisetes. Tähendab, me olime juba paremad kui Kalev. Olgem ausad, kui Gert Kullamäe nagu kaamera ees siiski läks meie mõnitamise teed, ta ei olnud teinud seda paha pärast, siis tegelikult ta tunnistas ka ise, et mõnes mõttes me olime Kalevist tublimad. Me saime näiteks, saatis mulle sõnumi samal õhtul, me saime näiteks üle poole väljaku. Jah, erinevalt Kalevist. Aga muidugi... Aga ütleme, kui ta juba hakkas niimoodi tahtis vahetada teravusi, siis eks tegelikult meie selle eksperimendi eesmärk oligi see, et ütleme Gert Kullamäe, kelle suured fännid me oleme, me teame, et ka tema on meie saate suur fänn, et pakkuda, tervitame teda, ta vaatab meid kindlasti, et pakkuda talle ikkagi ka võimalus Kalevi särkis meeste vastu, ütleme siis silma paista. Et ütleme 6-3, mis ta sai visata, see oli sama palju, kui ta 4. finaalmängus sai kokku, nii et meil ei ole kahju, ütleme, pakkuda sellist võimalust. Ega ta seal 4. finaalmängus, kui otsustada hetked olid, ega ta ju vedeles ju pingid tegelikult. No täpselt, et üldse edaspidi. Siis lõpus tuli, viskas seal mingid vabavisked sisse, teised mehed olid töö juba ära teinud, mis siis võib igaüks panna juba, kui hoog on sees. Et ega me võimegi Eesti sportlastel hakata selliseks, peksukotiks. Peksukotiks, motivaatoriks. Motivaatoriks, jah, kus nad saavad oma himusid rahuldada.